Sõdurile podcastis 8. märts 2022. Külaline keegi muu kui Karl Robert Saaremäe. Ilusat naistepäeva. Perfektne. Äratus. Tohi pisti valu. Keavad hetk. Või kuulub siia. Mis su lemmik loits on Harry Potterist? Anu on väga tore naisterahvas, aga ma tõesti ei tea. Ma ei usu, et ta mu pruuta tahaks olla. Tegelikult olite 3 aastat siin juba kinni. Teie bändi nimi oli Audacious. Audacious, jah. Kel võttis selle lihatüki ja viskas mind. Tänane saatekülaline on mees, kes on olnud noor toots, pikk sõdur ja mees nimega Paul. Mina olen Mattias, ma ei käinud jälle juuksuris Veinman ja minuga on täna Rakvere number 1 gangster Karl Robert Puntsimees Saaremäe. Okei. See oli nüüd päris intro. Okei, lahe, cool. Ma küll kindlasti olen Rakvere number 1 gangster, ma arvan, et seal on veel gangstermaid tüüpe nagu. On ju? Ja mul on paar sõpra, kes on ikkagi minust ees. Aga... Ja, sa oled rääkinud, kuidas sa küll pättust ei teinud, aga nagu ütleme siuke krutskeid täis võib-olla olid, või? Ja, ikka vist, ikka. Aga selles mõttes tõesti minuga nagu kuidagi vanematel nagu jamasid ei olnud. Selles mõttes, et mu õde oli palju hullem teismeline kui mina. Ta ikka, küll nendest asjadest räägib ta kunagi ise, need pole minu rääkida selles mõttes, aga mingeid suuri nagu probleeme ei olnud. Eks ikka ma aeg-ajalt nagu ajasin mingit õigust taga või õiglust ja kuidagi nagu olin rahutu, aga ega ma ei, kuidagi liiga hulle asju ei teinud. Ma tahtsin tegelikult küsida selle kohta, et kui ma ütlesin, et Karl Robert Puntsimees Saaremäe, siis see vunts, mis sul Tootsi pojana oli, kuidas sa hooldasid seda asja? Kas see oli ikka mastaapne vunts? Ja ma ei teinud midagi erilist selle jaoks. Lihtsalt kasvas või? Ja. Või mingil hetkel nagu. Jah. Mingi vuntsi lugu. Seda on varem kui küsitud, nagu, et kas see oli päris ka nagu. Ilmselgelt oli päris. Jaa, oli küll. Või nagu selles mõttes, et kunagi juhtus siuke värk, et kuskil 3. aastal teatrikoolis või pärast 2. või pärast 3. ma nüüd natukene on juba sassis, ma ei mäleta enam, aga kutsuti üks mu sõber Jürgen Volmer kutsus mind ühte lühifilmi ja siis ta tahtis, et mul võiks olla seal nagu siuke väike habe. Et ma ei olnud varem kunagi nagu kasvatanud seda või ma alati ikkagi ajasin habem ära. Aga tema tahtis, et oleks siuksed väiksed tüükad, sest et tegemist oli umbes siuke minu enda vanuse poisiga või siuke natuke võib-olla noorem, siuke 18 aastat, aga ta on siuke sulane ja liiga palju ei ole tal aega ja võimalust nagu hoolitseda enda eest, et ta võiks olla natukene niimoodi kuidagi rohtu kasvanud tüüp. Ja siis selle jaoks ma esimest korda elus nagu ei ajanud habet mingi paar aega. Okay. Mingi 2 nädalat või 3 nädalat, et varem ma ikkagi, kui ma kaitseväes käisin, alati ikkagi tõmbasin nulliga ja polnud mingit küsimust. Nii et kui me just siin enne rääkisime, et kui sina läksid kaitseväkke, siis oli põhimõtteliselt täis muna, on ju? Ja. Ei olnud mingit siukest asja nagu mul praegu. Selles mõttes seda ikkagi ei olnud. Ma mäletan küll, et mingil ajal, kui me hakkasime juba, et olid need baaskursused läbi ja jõudsime kuskile sinna Kevadtormi juurde, et siis tegelikult enam nagu päris nulli ei pidanud, vaid võis natukene lasta kasvada. Metsahabe. Ja, või habet ikkagi pidi ajama, aga juukseid ei pidanud nagu nii hullult. Aga selles mõttes, et me kuidagi tahtsime ka või selles mõttes, et me mingitel perioodidel poistega proovisime ikkagi täiesti nulli ajada. Niimoodi, et sa ajad masinaga ja siis sa veel ajad žiletiga ka nagu puhtaks. See oli väga huvitav tunne. Kuidas sa pead? Kuidas? Seda ma ei ajanud ise ja sõbrad ajasid. Ikkagi nagu see tundub huvitav. Ma ei kujuta, et väga huvitav. Ta oli hästi pehme nagu. See võib väga erutav olla. Mõnda aega, aga siis ta hakkab kasvama sealt välja ja tähendab selles mõttes, et ma ei tea, ega see eriti seksikas ei olnud. Kas see oli see, et pealagi oli helgem kui su tulevik ka? Jah, võis olla küll. Ma ei tea, su tulevik on päris helge olnud, nii et vist oli okei. Jaa, mingil hetkel, kui ma ikkagi ajateeni olin, siis ma tundsin, et võib-olla tulebki ka vormi kanda või mul oli nagu tunne, et võib-olla see on nagu ka tulevik, sest et tõesti me mingitel hetkedel sõpradega ikkagi
noh, seal nagu oli tore või selles süsteemis oli kuidagi nagu sa said aru, et sa oled vajatud või noh, mina ka, eks ju, ma rääkisin, et ma olin 8 kuud ja ma sain kapraliks noh, praktiliselt pärast SPK-d juba. Et siis ma olin küll nagu, et okei, wow, nice, mind nagu kuidagi väärtustatakse mingite asjade eest, mida ma teen, eks ju, et palju rohkem kui nii-öelda selles tsiviilmaailmas või väljaspool. Okay. Et see tundus kuidagi põnev ja ma mõtlesin, et no okei, see süsteem tegelikult siin ei ole midagi keerulist, ma saan sellega hakkama, et see on lihtne. Ja siis me mõtlesime mingil ajal poistega, et prooviks seda EOG-d nagu. Tegelikult või? Ja, no me tegime ikkagi trenni nagu mõnda aega väga aktiivselt selle jaoks, noh, et oma NATO testid ikkagi maksimumpunktidele teha ja noh, kõik need asjad nagu. Et teada siis tegevteenistusse pärast. No jah, et proovida ka sinna erioperatsioonigrupis, ma saan aru, et see on mingi selline asi, kuhu noormees saab proovida vist 2 korda elus ainult. Okei, ma seda ei tea, ma tean sellest valikust või kogu sellest teemast. Või no ma ei tea, võib-olla see on ka muutunud, aga ma mäletan, tol ajal oli küll niimoodi, et no, et me nägime neid mingeid plakateid, et tule proovi, et iga inimene Eesti Vabariigi kodanik, kes on ajateenistuse läbinud, võib seda korra proovida. Kui ta jätab selle pooleli lihtsalt tahte pärast, siis ta rohkem ei saa, aga kui seal on mingid tervislikud põhjused, siis talle antakse üks võimalus veel. Et see tundus veits mingi siuke asi, no ma olen natuke nüüd hiljem näinud seda pealtnägijast ka, kus nad käisid seal, no päris kõike seal muidugi ei avalikustata, aga et see on nädal aega mingit rämedat kütet ikkagi. Ma vaatasin ka seda episoodi. Kus alguses tuleb olla nagu koos kambaga, lõpuks see läheb individuaalsemaks ja siis nagu koos tagasi jälle ja et no, see hakkab nagu su meeltele ja juba ja no, sa pead lihtsalt, sa oled magamata ja söömata ja lihtsalt no, mängitakse, tõmmatakse su nagu närvid täiesti pingule, et noh, kuidagi see tundus huvitav, aga noh, me ikkagi ei jõudnud lõpuks sinna. Mõni poiss vist käis ja no mõned jäid ka tegelikult nagu tegevväelasteks. Aga nende nimesid ei saa öelda? Kes ei ole käisid? Sinna ei tohi, jah, ei tohi. Neid ei ole enam. Neid ei ole enam, nüüd on või noh, selles mõttes jah. Number 8. Nad on nüüd jah. Huvitav tegelikult, sest et ma tahtsin reportaaži minna sinna tegema selle aasta valikusse, EOG-sse. Aga ka see vist ei tule välja, see tuleb aprillis, aga ma ei tea. Mul tegelikult ka huvitab see, mitte et ma tahaks jääda, aga lihtsalt, et mis seal toimub. No jah, see oli mingi huvits mõte või no me mõtlesime, me lõpuks saime aru, et mida rohkem see indeks hakkas lähemale jõudma, siis saime aru, et okei, ei tegelikult teine maailm ka. Kui võimalik pole nii minema. Jah, aga et see on huvitav, et see tegelikult on jäänud mind saatma nagu või et see mingi, no ma ei oskagi öelda sõduri staatus või mingil määral siuke asi, sest et tõesti siis, kui ma kaitseväest ära tulin, siis ma ütlesin endale, sest ma lihtsalt näen kilakana väga kole välja. No ma ei tea, kas teed niimoodi päris. No okei, ilu on vaataja silmades, aga et ma kuidagi ütlesin endale, et pärast ma enam seda ei tee nagu. Ja me kõik teame, mis. Juhtusid vabad mehed, no, meil hakati kooli ajal tegema ühte seriaali, eks ju, kuhu meid kõiki kutsuti ja me kõik tõmbasime ennast kiilakaks uuesti. Ja siis sellele tehti teine hooaeg, et no ühesõnaga see laiguline vorm kuidagi on käinud muga kaasas ja no nüüd pärast hiljem teatris ka olen ma pidanud mängima nii sõdureid kui metsavendi ja mingid filmimõtted värgid on. Räägi alguses, millal sa üldse käisid kaitseväes, kus ja kui kaua ja kuhu see ankeetlik asi? 2000, mis ta oli, 11 vist või? 11 aastat tagasi praeguseks juba. 2011. No ma läksin kohe peale keskkooli. Kohe peale keskkooli läksin 2011 ja 2012 siis lõpetasin. Aga sellega oli ka kuidagi selline värk, et me sõbraga, minu parima sõbraga Reijo Liivastega kuidagi keskkool lõppes, siis me veetsime aega niisama seal Rakvere vahel ja toimetasime, tegelikult proovisime mingitesse koolidesse ka, aga kõikidesse nagu esimestesse valikutesse sisse ei saanud. Viljandisse ma saan aru, jah? Jah, mina sinna ja Reijo tahtis minna Tartusse ajakirjandust õppima ja me kuidagi nagu, et need saisi ajad said mööda ja siis me ei olnud ennast kuhugi registreerinud. Muidugi ma olin ka nii loll ja rumal või nagu ja noor, selles mõttes, et ma proovisin ka näiteks semiootikasse, aga ma lihtsalt kuidagi olin jätnud 2 silma vahel, et seal on mingi kohustuslik kirjandus, mis tuleb lugeda, siis ma läksin sinna kohale sinna kollokviumisse ja siis ma lihtsalt nagu rääkisin nendega ja proovisin hämada nagu, et nad olid ka lõpuks siuksed, et no olgu, sa tegelikult vist nagu jagad veits mingit matsu, aga me ei saa sind võtta, sest et sa ei ole ikkagi nagu päris nendele kõikidele punktidele nagu ära vastanud või. Ja siis kuidagi lihtsalt juhtus see, et ühel hetkel oli mingi külm augusti õhtu juba ja me mõtlesime, et mis me teeme nüüd siis nagu, et nüüd on see suvi läbi, eks ju, ja kooli me pole sisse saanud, et mis me siis nüüd teeme oma aastaga nagu, et tuleks ju ära kasutada seda aega kuidagi. Ja siis alles 9. septembril kirjutasin, ma ise kirjutasin sinna Kaitseressursside Ametisse, et kas oleks võimalik, et tahaks tulla ajateenistusse, et see nagu ära teha. Et saaks selle tehtud, siis nad kutsusid meid 23. komisjoni. Ja no meie lootsime või eeldasime, et see nagu juhtub kohe, et me lähemegi ja siis ongi minek, aga siis kui me lõpuks sinna kohale jõudsime, siis nad vaatasid nagu meie nii-öelda CV-sid ja mõtteid ja kuulasid, et me tahaks ikkagi minna ka ülikooli ja siis nad tegelikult tahtsid meid 11 kuuks.
ütlesin, et sorry tüübid, et nüüd on nagu hilja. Neil on mingi värk, et nad tahavad neid kõrgharid, mingi no vist oligi, et nad ei taha nagu meid võtta 8 kuuks, aga siis me mõtlesime, et aga me tegelikult tahaks ju kohe minna, et no ei saa, see on ikkagi liiga järsku, et see on nüüd juba nädala pärast tuleks ju minna, et siin tähendab kõik kohad on täis, et see siin ei vasta nagu midagi sellistele nõuetele. Siis me esimese hooga olime ikkagi täiesti löödud sellest, mõtlesime, et kuidas see võimalik on, et see ei käigi nii lihtsalt. Ja siis nad proovisid meid moosida natukene, et jah, tulge jaanuaris, või et me saame teid praegu panna nagu jaanuari kutsesse, saate drillsersanditeks. Ja siis me mõtlesime, et no siis meil läheb ju 2 aastat raisku, või nagu selles mõttes, et praegu see aasta, see 2011, eks ju, ja siis me 2012. aasta alguses alles lähme teenistusse, et siis me saame alles 2013. aastaks vabaks, et see kuidagi nagu tundus natukene pikka aeg või, et me ei tahtnud seda ja pluss terve suvi läheb ka sinna alla vaata. No just. Ja siis neil oli ka mõte, et no aga siis ärge praegu tulge, tehke midagi muud, eks ju, ja tulge suvel sellesse põhivõttesse, ei põhivõtte on just oktoobris, eelkutsesse. Et tulge sinna, aga siis meil oli ka nagu tunne, et siis läheb ju ka lihtsalt nagu aasta või et nüüd ma pean jälle passima siin ja et me kuidagi ei tahtnud ja siis me natukene olime löödud sellest kõigest või et see nii läheb ja see esimene arst meile kohe nagu niimoodi ütles, et põhimõtteliselt nii on. Aga siis me tegime ikkagi kõikide nende meestega kaasa selle päeva ja käisime need proovid ära, eks ju, uriiniproovid ja mis seal kõik tuleb anda, eks ju. Saada kokku psühholoogidega ja kõik need paberid ja linnukesed kogusime sinna kokku, aga kuna seal olid mingid tüübid, kellel oli kiire ja meie saime aru, et meil on nüüd kogu maailma aeg nagu, et mis siin me lihtsalt lootsime, et me tuleme, paneme allkirjad alla ja sõidame praktiliselt kohe minema. Aga et see ei tule nii lihtsalt, et siis me mõtlesime, et okei, no suva, siis meil on aega ja me venitasime rahulikult, käisime seal, andsime neid proove, liikusime ühest kabinetist teise, lõpuks olime kõige viimastena tagasi seal selle esimese arsti juures, kes nagu selle põhiülevaatuse teeb, vaatab nüüd, eks ju, juba nende täidetud ankeetidega meie neid tulemusi, ütleb, et jah, tegelikult te olete kõlbulikud, aga et praegu teid võtta ei saa ja siis me istume Reioga kahekesi seal selle arsti juures natukene nagu löödud ja siis ühel hetkel heliseb telefon, just selle samal ajal, kui meie istume seal teisel pool lauda ja siis see arst on siuke, et räägib selle telefoniga, aha, jah, mis Tapale 2 kohta, siis küsib meie käest, et kuulge, praegu tegelikult just vabanes Tapale sinna põhivõttesse 2 kohta, et minek oleks nädala aja pärast, kas teile see sobiks, me olime siuksed, jaa, nagu seda me just oleme oodanud siin terve päev, sest et me ei mõelnud ka selle peale, et kui me seal Rakvere regioonis nagu justkui oleme, eks ju, nimekirjas, et me käime seal selles kaitseressursside ametis, et siis me kuhugi mujale, et meid nagu suunatakse kuhugi mujale kui Tapale, me polnud üldse sellega arvestanud, et me peaks kuhugi, et peadki hakkama Võrru käima näiteks. Meie arvasime, et see on niimoodi, et ma olen Rakverest, siis ma lähen Tapale või et ma ütlen, kuhu ma tahan ja et siis see lihtsalt nagu käib niimoodi. Aga ei, me saime tol päeval ikkagi väga palju uusi teadmiseid, et see ei käi üldse nii, lõpuks ikkagi otsustatakse see sinu eest, aga siis tuli mingi lahe juhusmängu, mis kuidagi ütles, et 2 kohta pioneeripataljoni just praegu vabanes, tulge või jätke nagu. Ja me saime aru, et yes, see on ju täpselt see, mida me oleme tahtnud ja me otsustasime kohe minna ja tõesti nädala aja pärast olime juba bussis ja sõitsime sinna poole nagu. Et lõpuks läks sellega ikkagi väga hästi ootamatult. See on päris lugu. See on päris kihvt. Keegi kaitseb teile kuskilt. Midagi jah, ma ei tea. Mingi juhus. Aga kokkuvõttes siis läksid hea tujuga, ma saan aru, siuke võtsid. Ja, muidugi. Ja, no sellepärast ma arvan, et kuidagi läks ka nii hästi või me suutsime seda ka lihtsalt võtta, et ma saan aru, et tähendab, kui ma aega teenisin, siis seal olid ka paljud tüübid, eks ju, kes, siis oli see vanusepiir vist 26, ma ei tea, kas seda on kuhugi poole nihutatud. 27 peaks praegu olema, kui ma ei esi. Aga et seal olid mingid tüübid, eks ju, kes ongi nagu 26 juba, mina olin 18, mis noor poiss, tugev poiss, jõuan seal teha küll, aga 26-sed mehed, kellel ikkagi juba pere ja värgid. Vanadus on peal juba. Nojah, et seal nagu ma saan aru, et seal hakkab nagu vastukarva nagu mingid asjad nagu hakkavad või võib-olla või et kellelegi võib hakata, aga meie kuidagi olime väga hästi meelestatud selles suhtes ja tõesti, meil oli nagu ikkagi super teenistus ka, või see pioneeripataljon on super tõesti, meil olid väga lahedad ülemad, väga lahedad jaokaaslased, rühmakaaslased, et tegelikult üli hea kogemus. Sa üldse vist väga ei virise midagi ülega ju. Nagu, sa oled nagu kurikuulsalt nagu rõõmus, jah. Kõik mainivad kogu aeg, vaata. See on, ma ei tea, tundub nagu pinge olla kogu aeg mingi. Ei tea, ei ole. Eks ma olen ikka vahepeal, tähendab, selles mõttes muidugi seal kaitseväes ka, seal olid mingid asjad, mis täiesti virise praegu nüüd. Ei, ma ei oskagi. Ei, no eks seal oli nagu mingid need asjad lihtsalt, et kui
no me olime pioneerid, vaata, see tähendab, et meil olid need mingid mängumiinid, eks ju, mis on nagu 10 kilo üks ja neid on, ma ei teagi, 100 või 150 tükki sul autokastis ja siis pärast igat metsalaagrit, kui sa isegi neid nagu kasutanud ei ole, siis tuleb need kõik vedada sinna üles teisele või kolmandale korrusele, et seal neid puhtaks pesta ja siis õli alla panna ja siis need tagasi tuua, nagu miks me ei või seda autokastis teha, miks me need sinna tuppa peame vedama nagu, no mingid siuksed asjad nagu, aga ma saan aru, tähendab, noh, nii nagu öeldakse, nii tuleb teha ja selles mõttes on see okei, et noh, tegelikult noh, ka selle nagu piiratuse sees oli ikkagi tegelikult väga palju vabadust, muidugi mitte nii palju nagu praegu, mingid telefonid ja noh, mingid vaba aega, meil nii palju küll ei olnud. Kas veits on see tunne, et kurat, mul oli nii raske, kes teistel ei, ma ei ütleks niimoodi küll, aga ma saan aru, et see tõesti jätkub nagu, et iga põlvkond saab öelda järgmisele, et tead minu ajal või et see on, ja minu arust see on nagu tore ka, lasta olla niimoodi. Osa sellest tulust. No meie SPK lõpurännak oli ikkagi üle öö nagu, või noh, 2 päeva, 70 kilomeetrit kokku, pluss me panime veel kaardiga puusse, nii et me tegime 10 kiltsiase ringi. Lõpuks 80 kilomeetrit, eks ju, täisvarustuses ja niimoodi, et vastase oht on veel tee peal nagu jah, et no see on ikka väga palju, sest ma ei taha öeldagi, kui palju meil oli siis. No jah, ma ei taha teada ka 20 võib-olla midagi, ei no suva, las ta olla, selles mõttes, et see selleks, aga see tõesti nagu kuidagi ühendas meid tüüpidega väga ja tegelikult oli lahe kogemus, noh muidugi ma olin jao ülem ka seal SPK ajal ja see oli keeruline ikkagi nagu meeste motivatsiooni üleval hoida. Ja Tapal on üks siuke nii-öelda kurikuulus motivatsioonisirge, mis on tegelikult ongi 10 kilomeetrit lihtsalt sirget teed lõpus nagu enam-vähem Pääsalani või sinna linna piirini. Ja noh, see oli tõesti motivatsioonisirge nagu, et peame vastu ja siis ma mäletan ühte hetke, kui me kuskil keskel ühel hetkel otsustasime, et nii, kellelgi on vaja jalanõud ära vahetada, et hästi, puhkame korraks kõik, istume maha ja sõber vahetab saapad ära ja siis äratab meid kõik üles ja me läheme edasi, aga ta jäi ka magama, me korraks istusime ja siis me jäime kõik magama ja siis ta vahetas oma saapad ära ja jäi ka magama ja siis ma ärkasin lihtsalt mingil hetkel nagu reaktsioonist ja sain aru, et me oleme täiega oma väärtuslikku aega kaotanud, suva ka tegelikult, aga püsti mehed. Ja siis meil oli üks poiss, kellel oli just eelmises kontrollpunktis suhkruid süstitud, sest et oli täiesti viimase piiri peale ennast nagu kulutanud, aga ta tahtis ikkagi lõpuni panna, hambad ristis. Ja lihtsalt kõige kurvem hetk nagu selle juures oli see, et kui me oleme seal motivatsiooni sirge keskel, 5 kilomeetrit ühele ja 5 kilomeetrit teisele poole ja me saame lõpuks nagu püsti ja saab see härra ka püsti, kes just seal kiirabi autos oli ja ta hakkab minema, ta võtab kogu oma jõu kokku, aga ta läheb vales suunas. Ja lõpuks, kui me näeme, et ta on juba läinud 200 meetrit vales suunas, siis talle öelda, et oota, tule tagasi, me peame sinna poole minema. No see oli kõige raskem hetk minu jaoks nagu. No see vist kassib nii ära, et võidki lihtsalt vales suunas hakata minema. No ja, ta oli täiesti sassis ka ja see on täpselt samasugune see sirge, no vahet ei ole kummale poole. Et ta lihtsalt tõusis püsti, aga ma nägin, kuidas ta võttis kogu oma jõu kokku ja veel veits, aga lihtsalt, et see oli raisatud vaev nagu. 200 meetrit, 400 kokku käis ta tühja nagu, et siis. 400. Aga lõpuks, kui sa ikkagi kasarmusse tagasi jõuad, siis on hea, tore. Kasarmu, ma mäletan meie mingit mis iganes rännakut SPK ajal, kus me hakkasime nagu kasarmut juba nägema, aga siis sa lihtsalt ei jõudnud lähemale, nagu sa kõnnid selle poole, sa näed, sa nagu füüsiliselt teed samme, aga sa ei tule lähemale. See oli päris rusultune. See on päris, jah. Aga samas ma kujutan ette, et kui ma seda ei teeks või kui ma ei oleks kaitseväes käinud, siis ma ei oleks kogenud vist elus midagi sellist, selles mõttes, et vaevalt, et ma ise nagu julgeks ennast panna sellistesse situatsioonidesse. No muidugi matkal võiks käia sõpradega ja oleks tore ja niimoodi, aga et seal, et see on ikkagi veits nagu kuidagi see, et sa teed mingit trenni nagu kuidagi sõpradega koos või et sa oled kuskil nagu grupis või selles mõttes, et sul on mingi treener just, kes ütleb, et et me püüame veel, jõuame veel, et kuidagi, kui sa üksi teed või kodus ka, eks. See ei ole nagu väärt seda kunagi. See ei ole nagu päris see, sa ikkagi nagu oled veits mugavam nagu endaga. Ainult ajateenistuses tekivad siuksed mõtted, et kõnniks Tartu või midagi. Sest limiidid kaovad ära. Mõtled, et ikka saab ju. Ikka saab. Ma olen nõus jah, et tegelikult see on lahe või just nagu sel viisil ennast tundma õppida, tegelikult oli tore, et jah, ma küll ei tea, ei võtaks seda aega tagasi või ei kaotaks ära või ma arvan, et see on kõik ikkagi toonud mind siia, kus ma olen nagu. Aga mis sa enda kohta veel õppisid siis? Ma ei teagi, mingid distsipliini, mingid sellised lihtsad asjad või selles mõttes ma sain ka aru sellest, et ma olen kodust saanud juba päris palju häid asju kaasa. Minu ema on lapsest peale õpetanud mulle seda, et pane oma koolikott alati enne kokku nagu eelmisel päeval. Aga see vist oli päris hea kaitseväes esimene hommik, kus sa pidid. Sa lihtsalt kohe teadsid, et okei, homme on sinna vaja minna ja et ma tean kogu aeg, kus mu nii-öelda mingid asjad on või mingid asjad, mida mul vaja läheb, et mul on kuidagi ülevaade sellest kõigest olemas ja tänu sellele ma suudan paremini toimida, ma suudan kiiremini toimida.
ja ma olen efektiivsem nagu, et ma ei rabista lihtsalt niisama, sest et tõesti seda õpetas mulle minu ema, kes ütleski, et pane kott kokku ja muidugi mingil hetkel teismelisena oli see nagu tüütu ja keeruline ja siuke, et ei, ma tahan veel viimase hetkeni arvutis passida ja mingeid filme vaadata, eks ju. Ja et küll ma hommikul panen, aga lihtsalt ma teadsin, kui vähe ma hommikul seda viitsin nagu. Või need, jah, ja siis ikkagi juhtub seda, et unustad midagi maha ja aga pigem tegeled sellega juba varem ära, siis on kuidagi lihtsam. Ehk siis, kui ema on hea, siis pole nagu kaitseväega vajagi põhimõtteliselt. No võib ka olla, ei ikka on vist, või ma ei tea, kas kaitseväega on vaja, sellele ma vastama ei hakka. Uudiste pealkirja. Ei, ma sellele tegelikult vastama ei hakka, et kas kaitseväega on vaja. Või ja ei, see on palju suurem küsimus ja see tihtipeale ei sõltu üldsegi sõduri. Kui palju sa adusid seda, mis kaitseväe point tegelikult on, nagu enne, kui sa läksid kaitseväega? Sest nüüd on see suht selgeks saanud, eks ole, ütleme praeguses klimaatilises olukorras ja mis iganes. Hakkavad kõik järsku mõtlema, et meil tegelikult on vaja reservarmeed ja tegelikult me oleme siin põhjusega, mitte sellepärast, et nagu noorte elu kihva keerata riigi poolt või midagi vaata. Palju see enne kaitseväega minekut, mis sa arvasid kaitseväest? Ei, vist ikkagi umbes samamoodi, või ma ikkagi sain aru, või selles mõttes ma ei taha küll öelda, et ma olen mingi maru rahvuslane, ei, vastupidi, ma olen ikkagi liberaal tegelikult, aga kunagi Inboil vist ütles ühes intervjuus, kes on ka tegelikult, eks ju, kaitseliitlane ja palju sellise asjaga tegelenud, ta ütles kuidagi väga õigesti, et sõjal on lihtsalt komme nagu isiklikuks muutuda ja tal on komme isiklikuks muutuda läbi esimeste vägistatud õdede ja tapetud vendade. Ja nagu seda ma ei viitsiks nagu, või seda ma ei tahaks kuidagi nagu kogeda või et ja siis, kui sa hakkad tundma lihtsalt mingit viha ja kuidagi amokki tahad joosta, lihtsalt kuidagi kättemaksust, ilma et sul on mingitki elementaarset väljaõpet või ilma et sa oskaksid relva õiget pidi käes hoida, et siis ei ole sinust kasu, mitte kellelegi. Et muidugi tähendab, ma ei taha, need on ka koledad sõnad, mis ma ütlesin, palun vabandust. Need on ka. Ei taha selle peale üldse mõelda ja ma loodan, et see asi ikkagi nii ei lähe nagu minu eluajal või meie eluajal või et me saame neid lähedasi kuidagi teistmoodi hoida ja kaitsta. Aga tehti mulle kaitseväes ka üsna kiiresti selgeks või et see on kaitsevägi, vaata, me ei ole sõjavägi, me oleme nii väike riik, et me ei lähe kellegi uksele koputama, et kuule, anna meile oma vara või midagi, vaid me lihtsalt, me kaitseme ise ennast, kui keegi tuleb siia nagu kukke mängima. Põrkama. Jaa. Aga selles suhtes, et ka ajateenistus ja sisuliselt on lihtsalt nagu koolitus, et reservarmeed teha, et see ei ole, see ajateenistus ise ei ole see point, mis on võib-olla mingi asi, mis klikib, ma ei tea, kaitseväe lõpus, ütleme inimestel võib-olla. Ma arvan ka, samamoodi nagu mingid rüütlid keskajal või mingid mõõgavennad, et selles mõttes, et tegelikult kõige olulisem on ikkagi rahu osata hoida nagu, et sa võid olla sõjamees küll, aga sa pead olema see sõjamees, kes suudab rahu hoida, mitte nagu oma mõõka lihtsalt igal pool vehkida nagu. See on, aga see on huvitav mõte see, et tegelikult päriselt väljaõpet saada nagu, et see on kuidagi muul viisil ka kasulik kui ainult ajateenistuses või niimoodi. See on huvitav mõte. Ma mõtlesin sama, et Mespeka lõpus kuskil ma mõtlesin, et nüüd ma saaksin küll zombi apokalüpsisest päris hästi hakkama näiteks. Ma kujutasin kohe ette, kuidas ma olen oma mingi tagi ja relvaga seal. Ja siis korraks võib-olla lootsin, et tuleb zombi apokalüpsis. Huvitav, fantaseerida muidugi võib. Igal juhul, fantaasia on õnneks väga hea vili, mis meile on antud, nagu selles mõttes täiega tasub. Ja lugeda raamatuid, ja see on muidugi, see tuleb kõik kasuks. Kui tihti sa kaitseväes, kuidas ma ütlen, sa olid suht noor, kui palju sa kunstniku pilguga ringi vaatasid seal? Ma saan aru, et sa ei olnud võib-olla, see on imelik küsimus, aga kui sa ei olnud oma karjääriga, ei olnud päris otsustanud ära, kes sa oled vist, ma saan aru, jah? Ja no võtta ei tähendab, siis ma võib-olla mõtlesingi vahepeal seda, et võib-olla see on ka minu tee, sest ma mõtlesin, et käia mingitel missioonidel, seal võiks ju head raha saada, tegelikult lahe nagu, mul tuleb see välja, aga ma sain aru, et tegelikult ega see päriselt, kui ikkagi kuulid vinguvad, siis on tuju teine nagu ja seda tegelikult kogeda ei tahaks ja siis ma vist saingi aru nii-öelda sellest kunstniku pilgust huvitav. Ma ei tea, mida see tähendab, ma ei tea, et mul oleks nagu mingi, aga ma saan aru vist, mida sa mõtled just kuidagi selle all, et ma mingil hetkel, kui ma olin veeretanud seda mõtet, eks ju pikalt, et äkki jääda nagu kuidagi siia või siduda oma karjäär kuidagi nagu sellega või äkki minna kuhugi missioonile või katsetada nagu veits seda, siis ma sain ikkagi aru, et tegelikult see ei ole minu jaoks, sest ma olen hingelt ikkagi õrn ja et ma pigem hakkaks seal kuskil luuletusi kirjutama ja taevasse võttima selle asemel, et nagu hoida oma fookust nagu vastasel, mis on, pole minu jaoks tegelikult.
mis ma selle kunstniku pilguga mõtlesin, on see, et sa oled rääkinud oma huvist inimeste vastu ja ma just mõtlesin seda, et kaitseväes tihtipeale saadaks aru, et on ikka igasuguseid inimesi, et huvitav lausa vaadata, kuidas kõik kogu Eesti satub siia ja ongi, et kui palju sa jälgisid seda. Näiteks ütlesid kuskil, et Kalju Komissarov ütles sulle pärast esimesi Viljandi katseid, et mine käi kaitseväes ära, loe raamatuid. Et mõtlesid sa seal palju siis selle peale? Ei, väga, ja no tõesti, tähendab, mis mulle nagu veel kuidagi, mis mind vaimustas või oli see, et kui sarnased me ka tegelikult oleme, et me oleme muidugi väga erinevad ja noh, kõige naljakam oli muidugi see reservipäev, et kui lõpuks igal ühel on oma erariided siin kaasas ja siis me läksime oma sinna kompanii ette muru peale ja me võtsime seal riided ära, panime enda riided selga ja panime need sõjaväevormid kotti ja siis ma nägin nagu, mis tüübid või no mis stiilid kellelgi on ja mis nagu, okei. Ahaa, poleks nagu arvanudki, et sa siuke mingi rockitüüp oled või siis nagu keegi on mingi kuidas nad ise päriselt riides käivad, et see oli väga, väga naljakas. Et see ballett nagu siis tegelikult avardus, et kuidagi seal sõjaväes või kaitseväes tähendab, tundus see kõik kuidagi, et me olime kõik nii võrdsed, nii kuidagi sarnased ka, muidugi inimesed on nii väga erinevad ja naljakas on ka see, et nüüd hiljem, eks ju ka täna, eks ju 11 aastat hiljem, ma just eile sõitsin rongiga siia Tallinna poole ja ma nägin ühte tüüpi, eks ju, kes arvatavasti kuskil Tapal maha läks, kes oli pioneeripataljoni märgiga, eks ju, mundriga, selles mõttes muidugi, et meil oli veel vana laik, nagu meil ei olnud digilaiku veel, et mingid need asjad nagu on muutunud, aga mul oli tunne, et see on üks minu jaokaaslane nagu, sest et ta nägi täpselt samasugune välja. Ja ma mõtlesin, et on tema või, ja siis ma saan aru, et ei ole, 11 aastat on möödas, see on mingi täiesti teine tüüp. See on tüüp, kes toona oli, eks ju, 7, nüüd 11 aastat hiljem on 18 ja et see on huvitav nagu just, et ta kuidagi, ma ei tea, mis iganes siit välja saab lugeda. Aga palju sa neid rolle nagu, kas sinu kui ajateenija roll läks nagu kohe minema, kui sa tsiviilriidet selga panid või ei läinud? Sa oled hästi palju rääkinud, kuidas meil on elus erinevad rollid, mida me täidame, nagu kellegi ema, isa või ajateenija. Ma ei tea, ajateenija roll või selles mõttes läks küll minema, enam aega teenima ei pidanud küll, aga need mingid maneerid jäid külge või see oli ikka huvitav, kui me olime poistega, eks ju, koos, kes olid kõik, kas siis linnaloal või just vahetult pärast, siis kuidas sa ikkagi räägid nagu samamoodi, toidu eest tänan ja mingid need asjad nagu. Ütlesid toidu eest tänan kuskil? Ja, eriti kui me olime nende samade sõpradega koos nagu, sest et see oli mingi ühine pagas, vaata, mille pealt me oleme tulnud, siis me ikkagi nagu, viskasime selle üle nalja ja vahepeal viskasime mingi taktsammu lihtsalt, selles mõttes, et need on mingid asjad, mis kuidagi, mingid ühised assotsiatsioonid, vaata vist. Ja kuidagi nende juurde on hea lihtne tagasi minna, et kuidagi neid asju me ikka tegime ja meenutasime mingeid teenistuse aegseid nalju ja kuidagi nagu huvitav oli seda tõesti kõrvalt ka kuulda, et natukene muutus ka meie mingi kõnemaneer. Natuke siukseks, veits räägin eksalteeritumalt, saate aru, kuidas käib, et ma ei tea, nii nagu tehakse, aga huvitav, et nii tehakse. Et võetakse üle nagu mingi asi, kuidagi keegi käib, räägib niimoodi sinuga, kuulab siia ja siis käid ja kuulad ka nagu ja siis lõpuks saad ise aru, et nüüd olen mina mingi rühma ees ja pean ise rääkima, siis hakkad samamoodi rääkima. Täiesti sür nagu. Kui väga sa said aru näiteks tegevväelastest, et kui nemad niimoodi rääkisid, siis ilmselgelt nad kodus niimoodi ei räägi, et nad tulevad, hommikul panevad mundri selga ja räägivad niimoodi. Kas sa mõtlesid nagu, et mis seal selle eesriite taga on siis nagu, et mis veebli hinges toimub näiteks või midagi sellist ka? Ei, ma ei tea. Ei, ma kuidagi nagu ei, otseselt vist ei mõelnud, mis veebli hinges toimub. Ei oska öelda. Ja see on lihtsalt huvitav, ma olen ise nagu hakanud üha rohkem aru saama. Tegelikult, miks see niimoodi tekib, vaata, või selles mõttes, et sul on nagu oluline ikkagi rääkida ainult seda, mis on tähtis ja sa tahad nagu näidata, et see on tähtis, mida sa räägid ja seega, et palun pöörake sellele tähelepanu ja selle võrra sa võib-olla rõhutad seda kõike ja rõhutad kuidagi nagu liiga kõike, sest et kõik tundub tähtis ja enam ei oska nagu öelda, mis on tähtsa vahel. Aga ma ei tea, kas see vajalik on nagu. Kui väga see oli, tulles siis veitsina, sa enne rääkisid vabadest meestest, kus on siis mängisid ajateenijad. Kui sarnased olid need kaadriväelased seal võrreldes siis sinu ajateenistusega, sest et nad olid näitlejad selleks ole kõik või olid mõned päris veeblid ka? Sa mõtled just näitlejate koha pealt? Ja. Või selles mõttes, et ma sulle enne ka rääkisin, eks ju, et või põgusalt, et tähendab, ma ise teenisin Tapal, eks ju, Kirde kaitseringkonnas või kuidas ta nüüd on, vist on ikkagi Kirde kaitseringkonnas.
midagi on muutunud seal vist vahepeal ka, ühesõnaga ma ei oska aidata sind. Jah, ei, aga tähendab, kindral Herem oli toona meie nagu kirdekaitseringkonna ülem siis, kui mina teenisin. Nüüd on ta, eks ju, kaitseväe ülem. Ja ma olen ka Jõhvis käinud palju, kohtunud nagu Jõhvi linnakuga ja kui me nüüd aega või tähendab, kui me tegime seda Vabu mehi, siis me olime palju seal Kupis, Võrus, Kuperjanovi pataljonis. Ja tegelikult see kõik oli ikkagi üsna sarnane nagu igal pool, et selles mõttes vahet ei ole küll, aga ma mõtlen, et need nii-öelda tegevväelased, kellega me kohtusime siis, kui me tegime filmi, no nemad suhtusid meisse väga nagu lugupidavalt. No nagu tsiviilidesse. Just, mitte nagu ajateenijatesse, et selles mõttes, et seda vahet ma nagu nägin seal küll. Aga need, keda nii-öelda portreteerisid näitlejad, eks ju mängides siis nii-öelda tegevväelaseid, no need olid ikkagi üsna, selles mõttes muidugi, need on karikatuurid nagu, selles mõttes, et nad on ikkagi natuke ülepaisutatud ja no ma arvan, et samamoodi ka need ajateenijad nii-öelda, keda meie kehastasime, et nad ei ole ka kõik nii äärmuslikud või et ilus ja mesin ei ole ainult nagu kuidagi ilusate siiraste silmadega. Igas inimeses on tegelikult kõike peidus, eks ju, et kuidagi kunstiline tõde on alati natukene elutõest eemal. No muidugi võiks leida ühiseid kohti, aga seal on mingid asjad, mida ei saa või mida ei tohi ka nagu samastada. Aga muidugi jah, et need olid natukene võib-olla paisutatud või näiteks eriti seal teises hooajas see kapten Kull, keda mängis Ain Mäeots, eks ju, et ta oli ikkagi väga karmi käega ja selles mõttes, et seal oli ikkagi nagu näha seda, kuidas ta ise oli oma selles nii-öelda võimuihas läinud liiga kaugele, hakanud nagu muutunud koletiseks nagu selles mõttes enda sees ja siis ta kuidagi nagu seadis oma nii-öelda oma alluvate elutohtu sellepärast lihtsalt, et ta ise kuidagi ei suutnud oma egoga toime tulla ja oli saanud nagu haiget inimesena ja siis peitnud enda sinna sisemisse kappi kuhugi mingid luukered, millega ta ei ole viitsinud nagu vastakuti seista, eks ju, et ma usun, et tegelikult inimesed päriselt, kes on tegevväelased ja töötavad kaitseväes või selles vallas, nagu nad tegelikult hoolivad oma hinge eest rohkem kui need inimesed seal filmis, aga see ongi see kunsti ja elu nagu vahe selles mõttes. Aga eks ma saan aru, et mitte ühtegi päris kaitseväelast ei olnud seal? Seal ikka jooksis läbi nagu mingites episoodilistes rollides, selles mõttes muidugi, et meil olid mingi posu näitlejaid, eks ju, siis meil oli võttegrupp, vahepeal keegi võttegrupist lihtsalt, kellelegi pandi vorm selga, eks ju, et ta jalutaks. Ja oli ikkagi neid ka, kes olid ise kas ajateenijad või kes olid tegevväelased küll ise vähem nagu tahtsid sellest osa saada. Ajateenijatel oli nagu lõbus vaheldus, et teha midagi ja hiljem saab võib-olla ise vaadata järele seda. Aga jah, ei, mis see küsimus oli? Vähe oli. Ja see oli lihtsalt, väike täpsustus. Aga ühesõnaga te olite oma Viljandi lennuga seal siis, mängisite kõik need... Kahe lennuga nagu, jah. Kuidas teid või kuidas see projekt üldse sündis? Öeldi siis kõik, kes on käinud ajateenistusest, tulge nüüd tehke seda või? Ei, isegi mitte. Mina ja Kaarel Targo vist olime ainsad, kes olid käinud. Okay. Et sellega oli kuidagi niimoodi, et Jevgeni Supin, kes oli siis selles sarja produtsent ja Ilmar Raag režissöörina esimese hooaja puhul siis tundsidki nagu huvi või need kust leida nagu posu noori mehi nagu, kes võib-olla viitsiksid mängida ka ja tahaksid näidelda ja oskaksid võib-olla juba seda veits teha. Et mina olin tõesti esimesel kursusel alles, kui meile tuldi kooli ja hakati nii-öelda castingut tegema või truppima meid selle asja jaoks. Aga, ja siis minu vanem kursus. Ja siis meid natukene nagu solgutati seal edasi-tagasi, jaotati mingitesse rollidesse, proovisime, katsetasime, lugesime nagu ühtesid ja teisi tegelasi ja siis kuidagi selle käigus lõpuks vormus mingi tuumik välja, kes nagu keda võiks mängida ja kuidas ja siis me kuskil meie teise aasta keskel siis hakkasime filmima. Et kui ma nüüd aastatest räägin, eks ju, siis 2013 mina läksin teatrikooli 2014, siis äkki hakkasime filmima või 2015 või kuskil seal kandis nagu. Ja põhimõtteliselt siis meile tehti kõigile ka väike siuke SPK või nädal aega. Me tegime ka väikse rännaku, enne tutvusime muidugi relvadega, milline on see kaitseväe distsipliin, see kord, eks ju, kuidas peab sinu taburet välja nägema, kuidas sinu kapp, kõik mingi need asjad. Et meile tehti nagu kiirkursus ja selles mõttes, kui ma olen aus, siis mul oli tunne tõesti pärast seda nädalast kiirkursust, et tegelikult see SPK võiks olla vabalt ka lühem kui 3 kuud, sest et saan aru, et seal on või? See on 7 nädalat nüüd.
okei. No võt, väga mõistlik, sest et tõesti tegelikult, no muidugi seal on see, et kui ma ise olin ajateenija, siis ma sain aru, et on mingid tüübid, kes no jäävad ka aega-ajalt natuke rohkem maha, vaata. No et see on igal pool nii ja kollektiivis tuleb sellega nagu arvestada. Aga tegelikult, kui on nagu tahe või kui sa saad aru, et okei, ma teen seda ju enda jaoks, et siis on võimalik ka väga palju kiiremini see ära õppida ja sealt juba edasi liikuda ja hakata ka mingitele innovatsioonidele lootma nagu. Et et sa saad kiiresti selle vana mustri selgeks, aga siis on võimalik seda hakata veel edasi arendama ja seal ikkagi et seal on võimalusi, et tõesti me saime ikkagi täitsa laskmas käia juba selle nädala ajaga ja polnud kellelgi relva laadimisega probleeme, tühjaks laadimisega, kõik said nagu aru täpselt, mis tuleb teha või selles mõttes, et sa ei saa relva tühjaks laadida enne, kui su salv ei ole alt ära võetud, nagu sa pead selle enne ära võtma alt ja nii loogiline. Eks seal on ilmselt mingi kinnistamise teema, et trillida, tehaks käe sisse nagu. Kuna see võib olla, kuna kaalul ütleme on palju, aga huvitav on siis see, et kuna osad teist ei olnud käinud, siis ajateenistuses ja osad olid ja enamus ei olnud. Ehk siis näitlemise tüüp on täiesti teine, et sinul sisuliselt 8 kuud valmistusid selleks rolliks, eks ole. Võib öelda niimoodi siuke meetod näitlemine ja teised pidid nagu täitsa ette kujutama, see on lihtsalt ja, seda küll ja eks me natukene Kaarel Targo kuidagi väga hästi oskas juhendada meid või teisi kõiki ka, eks ju, kes ei olnud käinud ja tema oli ise just käinud seal samas Kuperjanovis, seega ta teadis ka täpselt, kuidas on selle platsi reeglid. Et mingid asjad ma praegu küll ei oska ühtegi nagu konkreetset näidet tuua, aga me Kaarliga nagu saime aru küll, et on mingid asjad ka teistpidised nagu. Et minule Tapale õpetati ühtemoodi, talle õpetati natuke teistmoodi ja seal on juba ikkagi vaks vahet. Ma praegu ühtegi head näidet sulle kahjuks tuua ei oska, äkki mul tuleb midagi meelde. Aga see selleks. Aga et me suutsime kuidagi teisi ka ikkagi nagu motiveerida ja leida selle, aidata neil leida see tegelane üles. Muidugi mingid sellised asjad, et kui sa ikka esimest korda näiteks seda vormi seljas kannad, et siis on nagu tunne ikkagi, et kui sa mängid, ma ei tea, ebamugavust või tahad käsi taskusse panna. Et näiteks see on miski, mida mulle, eks ju, 8 kuud drill-sersandid õpetasid, et sa ei pane käsi taskusse, nagu käed ei käi taskus, eks ju, sõdur ei hoia käsi taskus. Aga et siis seal, eks ju, mingid näitlejad, kes ei olnud varem seda vormi kandnud, siis oli näha, et nad aeg-ajalt panevad, siis me pidime neile ütlema, et ei tohi, sest et muidu mõned tegevväelased kohe märkavad, et meil nii ei lubata ja mis printsessid need on, kes nii teevad, eks. Sa pead olema selles keskkonnas sees, eks ju, et päriselt nagu sellest osa olla, et seda kuidagi lihtsalt niisama kõrvalt, et tulen ja panen riided selga ja näitan, et olengi juba osa sellest, et ongi nagu keeruline teha, et see tegelikult mina ju 8 kuud ja Kaarel 11 kuud ikkagi olime selle sees täielikult. Mis tuju siis tagasi minna oli? Sa rääkisid enne, et kuidagi elu on leidnud viisi sind vormiga siduda, et oli see pigem meeldiv või ei olnud? Ei ta oli ikkagi, või meeldiv muidugi, selles mõttes ikkagi muidugi jah, mul nagu meeldis väga seda teha ja mul oli hea meel, et ma sain osa sellest olla ja juba enne, kui mulle öeldi, et võiks olla meie kamp nagu osa sellest, et muidugi mul oli hea meel, et lihtsalt see oligi rohkem siuke nagu, issand jumal, et kuidas see võimalik on, et see ikka jälitab mind. Okay. Ei, ega mul midagi selle vastu nagu ei olnud. Aga see karakter Rait oli ta vist su sõbra nimi on ka mingi hea üks hea sõber on mul Rait. Kui palju see karakter sind meenutas siis tegelikult? Milline olid ajateenistuses, oskad sa öelda? Olid sa siuke veits mingi vaatasid tüdrukute rühma või mis iganes? Meil ei olnud väga palju tüdrukuid seal Tapal nagu. Ma ise ka mõtlesin, et kas see on mingi fiktiivne värk, mingi tüdrukute rühm tundub mingi Hollywoodi teema. ja natuke siukseid asju oli. Meil Tapal küll olid, või tähendab on, ei seal on nagu naisterahvaid küll muidugi. Ja ma ei tea, mul oli Bruta, kui ma ikkagi aega teenisin selles mõttes, et siis ma võtsin ikkagi ennast tema jaoks ja mõtlesin talle ja see oli miski, mis mind soojas hoidis. Hoidis soojasse või see on ilmselt päris rusuv siis niimoodi, jah? Selles suhtes minna suhtes ajateenistusse. Paljudel nagu ei lähe see läbi lõpuks. Meil läks kuidagi väga hästi. Muidugi jah, kahjuks seal lõpuks ikkagi lõppes või mingid asi sai otsa. Aga ei, me kuidagi selle suutsime küll üle elada minu arust väga ilusasti. Sest tõesti, minu ajal me olime 3 kuud, esimest kuud olime sees ikkagi. Me ei saanud kuhugi välja. Meil tuli esimene külaliste päev äkki 7 nädalat pärast teenistuse algust või 4 või esimesed 6 aega me ei saanud praktiliselt kellegagi suheldagi, siis hakkasid korraks tulema nagu mingid ja ma mäletan, mul isa tegi kunagi seda nalja, kui oli see esimene külaliste päev, see oli vist ka mingi olingi 6 aega äkki teenistuses olnud või natuke rohkem ja siis ta küsis minu käest niimoodi, et Robert, mis kuupäev täna on? Ma korraks mõtlesin, ütlesin midagi,
Siis ta ütles, et ei, tegelikult te olete 3 aastat siin juba kinni. Ja ma korraks mõtlesin, on või, sest et tõesti ega ei saa enam aru, nagu öödega mütsi ei jaga. Aga noh, ta lihtsalt tegi nalja muga. Et, aga noh, tõesti, see võib juhtuda, et seda ma kartsin, et äkki see juhtub, aga õnneks mu sõbrad ja Bruta oli ikkagi väga, väga hoolitsev ja hoidev ja said aru, et seda tuleb teha ja siis, kui ma ikkagi vabadusse sain, siis või noh, kui saime juba käia linnaloal, siis me ikkagi püüdsime nii palju kui võimalik koos olla. No muidugi, miks me ise ka. Oota, aga siiski sina ja Rait, sarnased või ei? Ma ei tea, ei ikka oleme ka muidugi või selles mõttes, et eks näitleja ikka nagu ta portreteerib kõiki neid rolle ikkagi nagu enda peal või selles mõttes, et nad on kõik sama nägu. Noh, nii Rait kui ma ei tea, Toots või noh, nad on kõik ikkagi ühte nägu, selles mõttes, kui sa vaatad või guugeldad pilte, siis sa näed, et nad on ühte nägu. Aga... Just, et neid mängib näitleja. No aga ei, selles mõttes ma arvan, et ma olin nagu kuidagi korralikum. Rait oli ikkagi siuke keskpaik siis. Et ta oli rohkem siuke nagu krutski vend ja noh, et oligi, tal oli kuidagi nii suva või noh, ta läkski põgenes ära öösel, et saaks sinna tüdrukute juurde nagu minna, et ma ei tea, kas ma ise oleks, no tähendab, kui ma oleks tundnud sama tunnet, mis tema tundis, siis ma arvan, et ma oleksin ka selleks valmis olnud muidugi. Aga noh, jah, kuna minu Brutat ei olnud seal samas pataljoni ala peal, siis ma sain aru, et ma üle aia ei hakka ikkagi minema. Jah, ma olen ka mõelnud selle peale, et oleks huvitav olnud tulla naisega ajateenistusse vaadna. Aga siis see oleks ilmselt olnud palju rohkem valusid kui võrusid ka. Ma arvan küll. Aga kui keskpaik tegi palju krutskeid, siis sa kindlasti tegid ka või jah? Sa mõtled, et mis nalju ma tegin ajateenistuses? Tegid midagi sükest või? No eks ma ikka tegime mingeid asju. Ma arvan, et ma ei tea, kas ma tohin neist rääkida. No kui hull see saab olla selles suhtes? Sul ei ole enam vormi peal, sa ei... Ei, ma ei tea. Ma arvan, et on mõned asjad, mis jäävad ainult minu ja minu lahingukaaslaste vahele. Ei, ma arvan, et... Ehk siis midagi väga hullu. No kino ikka tegime kino, muidugi tegime kino. Hiilisime... Ei noh, kõik oli kontrolli. Ei, ma ei arvan, et ma ei hakka neist rääkima. Olgu, hea küll. Ma jätan su rahule. Olgu, aga ma mõtlesin siit hüpata veits edasi ja teha vähe vahemängu, kus võib-olla ei peagi küsimustele vastama või niimoodi. Aga see vahemäng seisneb selles, et ma vaatasin üks päev sükest episoodi, kus oli sari Kodukäijad, kus käidi siis sinu kodus Viljandis. Ja, et seal olid, kui ma eksi, siis Mart Juur, Anu Saagim ja Rol Vaiksoo. Ja mis ma märkasin sealt on see, et huvitav, et Anu Saagimi kommentaarid sinu kodu kohta ja üldse sinu kohta, mis ta siis tegi nagu nende detektiivina, olid päris naljakad. Ja ma otsustasin teha sükse mängu, et mul on siin terve poisu asju, mis ta ütles ja sina pead ütlema, ma loen need ette sulle ja siis sa pead ütlema, et kas see oli tõsi või ei olnud, et kas... Okei, väga huvitav mäng, väide on vale või ei ole. Tavai, väga huvitav mäng, mängime. Nii. Jah, et vaatame, kuidas läheb siis. Esimesena mul siin kirjas, et boheemlaslik mees, kes võib endale lubada naiste mütsi. No see on tõsi jah, sest seal oli mul see üks kübar on seal. See ei ole minu kübar, mina ei tea, kelle kübar see on, aga see on seal. Kui hästi sa muidu mäletad seda episoodi selles suhtes, et mis nad rääkisid ja kõike seda? Ei, ma ei tea, ma korra olen seda näinud. Okei, ei ole pähe tupinud, väga hea. Ossa raks, kus on jätsi. Kusjuures see võib olla ka tõsi. See võib olla ka tõsi, sest et jah, ei tea, kas ma nüüd siis räägin siin selle välja. Ühesõnaga, ma ostsin hommikul väga palju jätsi. Meil oli üks tore pidu oli eelmisel õhtul ja see pidu jah, oli väga tore ja siis me hommikul veel tundsime, et peaks veini juurde tooma ja peaks jätsi ostma. Siis ma sõitsin rattaga poodi ja ostsin veini ja jätsi, aga jätsi jäi alles. See jäi sinna, ma arvan, et see võis olla tõsi tõesti. See oli tõsi. Siis ta võttis ühe nubliku ka ja sõi selle ära. See huvitav fakt. Okei. Aga huvitav, sest kui sul pidu oli, siis kodu oli päris korras ja sellega võrreldes. Mul on väga head sõbrad. Okay. Ma olen kaitseväes käinud või noh, absoluutselt. Ja see kus juures ongi huvitav, et me jõuame sinna. Oled küll käinud kaitseväes. Ma küsin järgmisena on siuke, et
pisut vallatu ja hinges julge, vagavesi, sügav põhi. No see ei ole päris, see on sinu enda lisatud. Ei, tegelikult ta ei andnud seda sinu kohta. Ta ütles seda Signe Riisalo kodus, kui nad olid seal. Ta on need sõnad öelnud. Okei. Miks peab üks asi olema auguga ja selline? Okei, see on see kahon, aga kas seda ütles võib-olla ikkagi, ma ei teagi, kas ütles Anu seda või? See on selle kahonni kohta siis ikkagi või? No, kas on õige või vane? Oota, ma pean ütlema, et kas see on Anu Saagimi öeldud? Kas väide, et Anu Saagimi ütles selle lause on... Okei, see on õige, see on tõde. Okei, see oli trikikas tegelikult, sest jah, Raul ütles seda. Seda ütles Raul? Aga sa nägid peaaegu ammustasid läbi, aga see on nii naljakas, ta ei saanud aru jah, mis see on seal auguga linnupuur. Vahetab hambaharju korra kuus, sellist meest ma polegi kohanud. Ma ei tea, kas ta ütles seda või? No see on tõde siis või? On küll. Jaa, aga ma ei vaheta. Ma ei tea, kus ta tegi sellise. Ei, ma saan aru, kus ta tegi selle, selles mõttes, et ma mingil hetkel nagu läksin sinna www.elamisekergus.ee kuidagi ja proovisin nagu oma asjad, nagu kõik mingid plastikud ja värgid välja vahetada. Ja siis seal oli lihtsalt väga hea diil nagu osta kohe mitu hambaharja. Siis ma mõtlesin, ma ostan selle koju, sest mul tihti satuvad mingid sõbrad külla, kellel ei ole kaasas või kui ma ise lähen kuhugi, siis mulle meeldib, kui mul on kotis ka üks hambaharja alati. Et sellepärast mul on neid palju, aga see ei tähenda, et ma neid tihti vahetaks. Jah, ma lihtsalt jäi meelde. Ta on riided pannud kõik ühte pidi ja särgid on volditud. No jah, see on tõde. See oli siis kaitseväest, ma saan aru. No võt, need on mingid need sellised asjad, et tõesti, kui ma ise seda saadet ka vaatasin, nagu ma sain aru, kui veider ma tegelikult olen. Või no, et äkki see ei olegi normaalne, et nii teha, nagu panna särgid kõik ühte pidi. Et aga mina olen seda kuidagi teinud terve oma elu, no suuresti ühest küljest ikkagi tänu minu emale. No, kes on alati öelnud, et paki oma asjad kokku eelmisel õhtul ja paki oma riided kokku ja korrektsus on ikkagi kuidagi oluline ka või selles mõttes, mul on nagu oluline, et minu ümber, minu ruum oleks puhas. Siis ma saan hakata tegelema igasuguste muude asjadega nagu. Aga seda saadet vaadates ma sain aru, et see on võib-olla veider veits ja ma võib-olla... No ma ei tea, samas nagu ma ei ole ühtegi nagu, ütleme, sassis kodu seal näinud, vaata, kui sa ikka lased nagu inimese telekas sama kodus, sa ei jäta väga palju tolmu sinna ka ju, või no ma ei tea, mõni aga mul on ka tunne, et ei tohiks ka liiga palju lihtsalt mingit nägu teha nagu. Et mis üle pingutada lihtsalt, et muidu ei korista üldse, aga siis nüüd täna tegin spetsiaalselt korda. Telekasse saab siis ikka koristada. See ikkagi aus tuleb olla vist enda ja teiste vastu nagu, ma arvan. Mind erutas see, et noor mees on nii puhas ja korralik. Ma ei tea, kas ta seda väljendit kasutas. Ei, see pole tema. On küll. See ütles sõna-sõnalt, jah. Okei. Nii et ullalla, vaata kui hästi ma siia vannituppa sobin. Ei, see pole minu juures. Okei, see ei ole. See oli Ingeri episood. Aga ta on selles suhtes ikka kõik asju neid öelnud, mis on huvitav. Tõotan paar tükki veel, siis muidu... No võta. No, kui sind huvitab veel. Ei, pane. Olgu tohi. Kõik on nii ilus, et vahepeal tekib tunne, nagu oleks tegu butafooriaga. Ei, see pole ka minu juures. Kus sa nii kindlalt tead? Sest et mul on ikkagi kõik päris asjad. Okei, jah, see oli Kadri Tali kodus, tõsi. Võt sellist meest mina endale tahaksin. Ei, see ei ole ka minu kohta. Ütles küll, jah. Aga ta lisas sinna otsa, et aga ta on liiga noor. Et, sorry. Võib-olla peab habe veel kasvama või midagi. Ei, kuule, ma arvan, et see on okei. Ma arvan, et Anu on väga tore naisterahvas, aga ma tõesti, ma ei tea. Ma ei usu, et ta mu pruita tahaks olla. Ma ei tea, läksid peale talle võib-olla oma hambaharjadega ja kõigega. No, tore, aga ma ei tea. Siin on julgust, karakterit ja iseloomu. Kes sellise poti pähe paneb endale? Ma ei tea, see ei ole küll, on me? Ei ole. See oli jälle Signe Riisalo, oli niisugune kübar, see oli nagu pott ja siis ta rääkis. Aga jah, mõtlen ühe viimase asja veel. Kui on väike käsimehel, siis tähendab, et on intelligentne. See on minu kohta. Need on muidugi mu vanaisa kindad, mis on natukene mulle ka kitsad, aga mul tõesti on väike käsi ka. See on muidugi ainuke. Ühesõnaga.
normaalne. Ma ei tea, ma arvan, et sul oli rohkem õigeid kui valesid. Oletan. Okei, mis ma auhinnaks saan? Sa võid... Selle kohvi saingi? Sa võid... Ei, seal peab tegelikult 20 sent. Ei nii, sa võid 30 sekundit plaagida, mis iganes etendus sul praegu käib, kui sa tahad sinna kaamerasse. Okei, oota, millal see eetrisse läheb? Või kuhu see läheb? Netti, millal see paned? See nädal peaks minna. Okei, no me tegelikult Tartus on siuke tore teater nagu Mustkast, kellega ma olen koos tegutsemas palju ja meil on Carmen on mängukavas Paide teatriga koostöös ja 3 õde nüüd tuli just välja. Et neil tasub silma peal hoida www.teatermustkast.ee kindlasti tasub vaadata. Või selles mõttes, eks igaüks peab ikkagi tegema oma südame järgi, oma õnne jaoks, kui ei taha tulla, ei pea, ma ei viitsi sundida ka. Milline kõige parem tükk on? No võt praegu see 3 õde on nagu siuke, et meile endale väga meeldib seda mängida. Esietendus oli just reedel, teine etendus laupäeval, täna on mis esmaspäev, eks ju, kui me siin oleme, või teisipäev. Et tegelikult üsna värske on see küll ja liiga palju me seda sel kevadel mängida ei saa, 4 korda vist ainult veel. Et tasub nagu kiirustada, aga ma arvan, et me mängime seda sügisel veel ja veel. Vägev. Minge kindlasti vaatama. No sa ise ka tulema, sa ei ole ka käinud, ma arvan. Jah, ma siin, kui tihti ma saan tulla, tegelikult päris hästi saab. Nii et, aga käite vist kuidagi nagu teenistusega koos? Kuule jah, meil on näiteks Draamateater on Kaitseväe hea koostööpartner juhuslikult täitsa. Okay. Ja siis me ikka kunagi seal sudisime, aga see oli võib-olla siis, kui linnalaad ei olnud nii tihedad ja oli nagu rohkem vaja leida sõdurile midagi teha, aga nüüd sõdur saab minna võib-olla lihtsalt koju ja läppida. Ma tõesti mäletan, kui meie olime SPK-l, eks ju, siis meil oli mingi kiirrännak jagude kaupa nagu kogu pataljoni peal või kompani vist ikkagi. Ma mäletan, ühesõnaga meie jagu võitis selle kiirrännaku, tegime kõige parema aja, siis me saime minna linnaloale paariks tunniks Tapa peale ja kino oli samal ajal. Saime kinno minna, aga kinos oli Karupoeg Puhh. Siis me läksime 7 vaatama Karupoeg Puhhi või 7 või 10, palju meid oli umbes. Karupoeg Puhhi. No paar tundi saime olla, saime mingi kringli võiduks, sõime selle ära ja siis läksime linnaloale, seljad sirgu. Põhimõtteliselt käisime, vaatasime seda Karupoeg Puhhi, siis läksime, ostsime krõpsu ja Coca-Colat ja tulime tagasi. Bänger ju, Karupoeg Puhh, Kringel ja Rihanna, mis see on? Enam-vähem, Rihanna jah. Ja see oli meie bänger jah. On sul veel mingit sikast nostalgilist Kaitseväe muusikat, mis sa kuulasid selle ajal? Või palju sa üldse said kuulata? Ega me väga palju ei saanud. Kõige rohkem vist saigi tõesti siis, kui päevnik olid ja korrapidaja. Et siis seal nagu selles ruumis raadio käis kogu aeg konstantselt. Et siis sealt need asjad tulid. Ja siis sealt see Rihanna ka, nagu, sest see oli just tolle aasta hitt. 11 aastat siis vana, umbes tundub loogiline tegelikult. Et siis sealt see Rihanna ja... Ma juba ootan seda, kuidas see muusika, mis ma praegu kuulan 10 aasta pärast, mis tunnen seda uuesti kuulata. Sest ma proovin mingeid asju kuulata ainult vormis ja siis, kui ma olen teenistuses. Aga sa kasvasid siis üles 2 näitleja pojana, nagu kõik, ma arvan, teavad. Kas sul oli kunagi mõttes mingi teine amet siis ka, nagu näiteks kassiir või politseinik või sõdur? No see oli, sellest ma juba rääkisin ka vist, ma arvan, et ma ei pea seda enam kordama. Aga ma ei tea, võluriks tahtsin saada lapsena. Said või? Vist sain, jah, ma ei tea. Moel või teisel, aga ega mul tegelikult mingit sellist suurt tõsist plaani ei olnud midagi muud teha. Ma ei tea, see kuidagi ka nagu juhtus või muidugi ma tahtsin ka, eks ju, teatrisse ja näitlejaks ja mul oli kuidagi nagu tunne, et tänu sellele, et mu vanemad on näitlejad ja just ka Rakvere teatri näitlejad, mis tähendab seda, et nad pidid hästi palju ringi sõitma nagu väljasõidu etendustel, et siis mul oli nagu tunne, et ma olen näinud seda nii-öelda mitte glamuurset poolt sellel teatri tegemisel ja mul oli tunne, et äkki on nagu mingi ettevalmistus selle pealt olemas. Aga ma ei tea, ma tegelikult nüüd olen hakanud nagu hiljem veidikene tundma, või mitte, et kuidagi, et näitlemine ei ole mulle, muidugi on, või mulle väga meeldib seda teha ja ma naudin seda, aga ma saan aru, et tegelikult päris minu eneseteostus ikkagi nagu seal peidus ei ole, et see on ikkagi kuskil natuke mujal. Ma pean nagu mingeid asju veel vajalikuks ja oluliseks. See on vaja selgeks mõelda need või tead juba? No ma põhimõtteliselt tean, aga lihtsalt sinna on vaja jõuda veel või nagu mingeid asju veel teha lihtsalt lisaks juurde, et ma ei tohiks, no ma arvan, et mitte keegi meist ei tohiks jääda ainult nagu ühe asja peale, sest et ühest küljest see kuidagi muudab nüriks, vaid et võiks julgeda mingil hetkel ikkagi teha, võtta vastu uusi valikuid või kas või lihtsalt teha ka mingeid muid asju kõrvalt.
et no ka, ma mõtlen ka seda, et kui sa oled ka loominguline inimene, olgu ja sulle ei sobi see nii-öelda mingi lihtne 9-5 töö, vaid et sa tahad teha loomingulist tööd ja sa tahad rohkem kuidagi nagu ennast väljendada, siis on ka võimalik aeg-ajalt vahetada lihtsalt neid vorme, et mitte ära kuluda, sest et mul on nagu tunne, et kõige koledam asi on mingi mandumine, mis hiljem jõuab kuidagi nagu kivestumisse ja siis seda ma nagu pelgan. No mitte enda puhul, no ma ei karda seda, aga ma lihtsalt tunnen, et see on nagu kohutavam isegi kui surm, noh see lihtsalt kui rõõm nagu kaob ära ja sa ei viitsi rohkem nagu midagi ja nagu kuidagi tühi ja väsind ja noh, et sinna ei tahaks nagu jõuda. Aga ma arvan, et seda saab vältida sellega, et sa lihtsalt hoiad ennast nagu värskena, tehes võib-olla vahepeal mingeid muid asju. Ja täiesti okei on vahepeal nagu öelda, et okei, ma nüüd mõnda aega seda ei tee, mida ma olen siin väga aktiivselt teinud ja keskendun millelegi muule, et ma arvan, et see on nagu... See on tervislik ilmselt, jah. Kas enda juures sa räägid siis mingist muusikast või visuaalsest kunstist või midagi sellist? No natuke ühte kui teist või no mulle meeldib kirjutada vist mingeid asju. Okay. Ma olen muidugi nagu viimasel ajal ka vähe kirjutanud, aega on vähe, aga ma tunnen, et noh, midagi kogub ja koguneb, et võib-olla mingil hetkel kuidagi nagu rohkem seda teha ja natuke, jah. Miks ma selle teatri üles tein on see, et see on huvitav lihtsalt, sest et me oleme nagu veits samas paadis sinuga. Sest minu lapsepõlv möödus ka tegelikult teatris ringi kolades, on ju. Jah, niimoodi. See lihtsalt, sa mainisid ühes intervjuus, kuidas teater tundus nagu nii maagiline koht ja nii lahe väiksena, et kuidas seal olidki nagu kõik eri vanuses inimesed ja siis lihtsalt, kes viitsisid teineteist kuulata ja niimoodi nagu elu sõitis läbi sealt või niimoodi. Ja ma arvan ka, või no tõesti, mul on siiani see tunne, et kuidagi ühest küljest vist võiks seda kuidagi niimoodi sõnastada, et nii-öelda nagu see ealine vanus või numbriline vanus kuidagi kaob ära nagu teatris. Et seal ei ole nagu seda, et ühest küljest kõik need inimesed, kes seal on tihti peale, noh, kuni nad ei mandu või ei jõua nagu kuhugi halvemasse kohta, nad on hästi mängulised ja nad jaksavad nagu mängida ja võtavad seda kõike kuidagi kergemalt kui nii-öelda inimesed võib-olla lihtsalt tänaval. Ja see on kuidagi kihvt. Ja et tõesti nagu, et kõigiga, mis asja, kõigiga saab nagu nii rääkida, igal pool saab tegelikult kõigiga rääkida, pole mingit nagu probleemi. Aga kuulata võib-olla ei meeldi inimestele nii palju tihti peale. No ma ei tea, võib-olla küll, aga lihtsalt ma mõtlen tõesti, et näiteks kui ma olen 22 aastane, siis võib-olla ma ei satu nagu liiga tihti, peale oma vanavanemate, võib-olla selliste vanemate inimestega kuhugi laua taha kokku, kes siis saaksid mulle rääkida nagu, kuidas oli toona või kuidas oli see, ma ei teagi, detsembri kuumus ja kõik need ajad, oktoobri revolutsioon ja mingid need ajad, eks ju. Et neist me oleme lugenud ajaloo õpikutest, aga et sattuda kokku kellegagi, kes sellest rääkida viitsib, et see on kuidagi nagu harukordne väärtus, küll aga mul on tunne, et teatris on see kuidagi nagu lihtsamini kätte saada või ma ei tea, aga ma ajan neid segast juttu. Kui endal on kõrvad lahti, siis tegelikult saab... No tegelikult saab seda igal pool teha, just, et see ei pea olema üldse ainult teatris ja pigem ka võib-olla vahepeal vastupidi, et teatris võib ka olla kohati ja midagi muud. Aga kui palju sa oma lapsepõlves seal kolades mäletad, et jällegi sa võib-olla ei taha rääkida, aga mingid krutskeid ka tegid või? Teatris või? Kuskil lava taga midagi rikkusid mõne etendus ära või? Ei, no ikka tegin või ma ei tea, võib-olla kõige keerulisem oli, mulle meeldib vilistada väga ja mulle väga meeldib vilistada nagu ja siis see, et siseruumis ei tohi vilistada, oli minu jaoks väga suur üllatus. Huvitav, et teatriinimesed teatris ei tohi vilistada nagu. Et ei tohi, või sest ma saan aru, või mina olen kuulnud, et see tuleneb veits sellest, et kunagi lavamehed olid madrused, endised madrused, kes siis vilistades andsid teineteisele signaale. Ja eks ju, kui sa seal neid dekoratsioone tõmbad nööriga üles või alla, et siis kui lihtsalt keegi vilistab mingit vilet, siis võib juhtuda, et keegi laseb sellest lahti ja siis see kukub prauhti kellelegi kaela või mingid sellised legendid või et tulekahju tuleb ja maja läheb põlema, aga ma ei saa aru sellest. No see on tavaline. Ma olen proovinud vilistada, aga ei lähe. Ei lähe. Mis teatrit sa põlema tahtsid panna? Ei, ma proovisin kas või lihtsalt toas nagu oma kodu. Oma kodu põlema? Ta ei lähe, ma ei tea. Ma täpselt ei tea. Aga ei lähe vist. Ma ei saa sellest aru. No võib-olla läks teises toas. No kui me karjeid kuuleme üks hetk, siis... Ma ei usu nagu, ma ei usu. Võib-olla ei saanud võluriks. Võib-olla jah, või siis just, ma ei tea, mul polnud võib-olla piisavalt seda nagu tahet seal taga, vaata Harry Potteris ka ikkagi, selles mõttes, et ka neid kurjasid loitse, eks sa pead ise läbi sa pead olema ise nagu päris ikkagi halvas kohas omadega. Mis su lemmik loits on Harry Potterist?
Kuule, see on huvitav küsimus, me just õega arutasime seda, mulle tegelikult meeldib see Stupefy väga, see tundub huvitav. Mart Juur ütles ka selles samas saates, et juhmistu. Oli jah. See on eesti keeles naljakas. Üldse see Harry Potteri eesti keelsed tõlked on nagu päris naljakad. Soome keeles on Snape on Kalgoros. Kalgoros või? Okei, huvitav, et nad siis nimesid ka ikkagi ja, see on huvitav. Ja, aga mingi Incendio on päris lae, Akio ja. Ma kunagi olin ikkagi suur fänn või selles mõttes, et minu õde kasvas välja nagu eriti suureks fänniks, aga mina olin täpselt nii-öelda Harry Potteri eakaaslane või selles mõttes, et tema küll vist ta läks kooli 90. aastal vist minu arust raamatutes on niimoodi, et 1990 läks kooli, et siis praktiliselt 2001, kui ilmub esimene raamat, on ta on juba tegevus läbi nagu. Aga 2001 vist ilmus esimene raamat ja siis mina olin ma olin 92 olin sündinud, no ma olin enam-vähem temaga niimoodi, et kui see eesti keelde tuli, äkki siis tuli 2003 näiteks, siis ma olin ise 11 ja siis mul oli täpselt see aeg, et ma ootasin seda kirja ikkagi väga. Ja, mida ei ole siiani tulnud, aga samas no mul on tunne, et natuke see teatrikool on ka nagu võlurikool. Veits võluriks, see on äge. Ja mingil määral nagu, jah. Tead, mille suur fänn mina olen või? See on jällegi üks ühine asi, meil on kodukeset linna. Siis minu meelest sinu isa ehk siis Üllar Saaremäe ja minu isa Martin Veinmann olid seal, nad olid vist head sõbrad minu meelest, aga mingi aeg neil hakkas mingi armu kolmnurk tekkima või midagi. Palju sa vaatasid seda saadet? Ei, no ma ikka vaatasin, aga ma ei mäleta vist eriti. See ongi probleem. Ma mäletan, ma olin seal, chillisin seal TV3 stuudios, tihti peale mängisin Legodega ja Hendriga ja Muskaga, aga see on see koerake siis. Aga üks krutskitest rääkides üks episood, ma isegi oli vist mingi haiglas või midagi, siis ma olin küll lina all, nagu laua all niimoodi, et keegi ei teadnud, et ma olin seal. Ma ei tea, mis episood see on, ma ei tea, aga ja vaat siukseid asju on küll nagu lahe teha või nad ise tead, et oled sel hetkel olnud lava taga ja mul sellega meenus praegu just, et kui me suvel või eelmisel kevadel filmisime kuulsuste narrid, selline film tuleb varsti välja, siis me filmisime seda Kalamajas Köie tänaval ja tegime täpselt ühte sellist stseeni, kus minu tegelane tuleb esimest korda siis sinna Agnese juurde, kus ta lõpuks selle korteri või toa endale üürib ja siis minu sõber, see sama Reijo, kellest ma kusjuures rääkisin ka varem, jooksis sealt mööda ja siis ma lehvitsin talle, ütlesin, et kuule, me hakkame kohe siin ühte stseeni tegema, et tule seisa siin värava taga, et siis me järgmine kord, kui sa lähed kinno, siis sa tead, et kui mina siit väravast sisse astun, siis sa oled tegelikult siin samas kõrval värava taga. Et tema oli seal taga, me filmisime, kaamera oli, eks ju, võttis aia sees poolt, mina avasin värava, ja läksin sinna sisse ja mu sõber Reijo seisis siin taga, et no selles mõttes mitte keegi teine ei tea seda, see täiesti suva, kellelgi ei ole sellest sooja ega külma, teda näha seal ei ole, aga ta ise teab, et ta on tegelikult selles kaadris, kust mina sealt väravast sisse lähen siin kõrval, et täpselt see nagu sina, et kui sa kunagi näed seda osa, eks ju, leiad selle üles ja siis sa tead, et sa oled seal voodis, seal voodi all nagu, et see on miski, mis väga kihvt, siukseid asju nagu on tore vist teha küll, jah. Oma vanematest lähtumalt, kas sa oled kunagi tundnud, ütleme kas või Viljandi Kultuuriakadeemiasse astudes mingit tükest lisapinget, et nüüd minu vanemad on nii head näitlejad, et ma nüüd ei saagi F olla? Ma ei tea, kas ma päris nagu lisapinget olen tundnud või no ikka midagi nagu olen, aga ma ei tea, mul on nagu tunne, et kuna ma tegelikult olen ise seda tahtnud, et siis see on ka minu enda vastutada nagu, et ma ikkagi pean seda ise tahtma, ise tegema selle jaoks tööd ja mulle meeldib seda tõesti teha ja mulle meeldib see töö väga ja mulle meeldib seda teha täpselt niimoodi, et ma saan ise sellesse panustada ja veel rohkem, et ma saan aru, et see minu ema ja isa on seda juba teinud, tegelikult ei silluta mulle mitte mingit teed. Pigem võib-olla vastupidi kohati, või ma arvan, et sellepärast oli mul võib-olla alguses nagu raske seal katsetel. Aga ma tean jah, kunagi ühel katsetel ütles keegi mulle küll, ma ei hakka nimesid nimetama, vahet ei ole, aga et arvatavasti kuna su vanemad on näitlejad, siis järgmisesse vooru sa saad juba ikka. Et võib-olla... Ja siis ei saanud? Ei sain küll, jah, sain ka, päris kaugele jõudsin tegelikult mõlemad korrad ikkagi, aga mingi asi oli nagu off, midagi oli paigast ära ja tõesti, et ma ei olnud ise ka valmis, et ma mõtlengi tõesti, kui ma oleksin olnud selles samas mustakasti kursusel siis nii-öelda
või selle 10. lennukursusel, kellega ma praegu teen koos tükki, eks ju, kellega ma nüüd olen nagu osa ühest kambast, aga noh, kuhu nad mind kutsusid nii-öelda hiljem juurde, et kui ma oleksin algusest peale olnud nendega, no siis ma ei oleks saanud käia Kaitseväes, ma ei oleks saanud aasta Rataskaevu 16 restoranis töötamise kogemust, mis on mulle tegelikult mõlemad andnud meeletult palju. Ja ma oleksin palju nooremalt jõudnud teatrikooli, palju nagu vähem elu näinud, palju vähem ka nagu ise jõudnud mõelda üldse asjade üle, mis nagu on mulle olulised, mis on nagu päris ja no ma arvan, et elu oleks hoopis teistmoodi läinud. Jah, see on tegelikult hea point, et tegelikult ei pea kuskile kiirustama. Ma olen ka aru saanud sellest. Ja samuti ma olen räigelt nõus sellega, mis ütlesid ükskord, et kõik peaksid teenindaja ametid proovima. Mul on tunne, et see on kuidagi inimlikust aspektist nii nagu oluline, noh, näiteks see sama, et kui, okei, pole mõtet seda tüüpi sisse tuua, aga ma mõtlen, et see, see tüüp, kes seal Ukrainas praegu nagu veits toimetab, no ongi, ta ise ju ei ole seal, vaata, ta lihtsalt saadab mingid tüübid sinna peale ja arvab, et tal on õigus nagu millelegi, millel tal tegelikult nagu ei ole õigust, et see on nagu veits, noh, et no lihtsalt, et kuidagi saada mingit perspektiivi või, mul on tunne, et see nagu see amet aitab seda või lihtsalt, et sa näed teisi inimesi, sa märkad neid üleüldse, sa saad aru, et noh, inimene ei ole justkui nagu looduse kuningas või. Minu mõnest ta peaks ka võtma pausi ja minna kuskile teenindajaks tööle korraks. No täiega, noh, võiks korra proovida ise olla alandlik nagu vaata. Mis tunne on, kui su peale mingi, noh, keegi sind lihaga viskab. Võib juhtuda, vanaline restoran. Päriselt ratas. Lihaga viskas sind. Üks vene naisterahvas. Me ei saanud aru teineteisest kuidagi eriti. Või noh, selles mõttes ma vene keelt ei räägi, või noh, nüüd räägin natuke paremini, olen veidikene sellega tööd teinud, aga no toona ma ei rääkinud üldse ja siis meil nii-öelda juhataja oli ka samal ajal seal, aga üsna tramm oli ja siis ta tegeles ka veidikene, ta võttis mõne laua, võttis vastu. No tegelikult see on pikem lugu või selles mõttes, et nad olid varem juba käinud, nad laupäeval tulid lõpuks siis sinna sööma, aga nad olid juba esmaspäeval tulnud sinna meie restorani arvates, et see on hotell, tulnud nagu kohvritega ülesse. Ja no tegelikult need olid nagu natuke liiga palju vist Vana-Tallinnad ka joonud ja natukene nagu liiga lädraks juba kogu see olukord oli läinud ja siis nad sõid veisesteiki, kus on 3 valikut, et kas medium, well done või rare, eks ju. Või siis ütleme rare, medium või well done nagu selles järjekorras. Aga kuna me ei saanud teineteisest aru, siis alati öeldi, et pane kindla peale, pane lihtsalt medium. See oli vist tema jaoks natuke liiga toores, siis ta proovis seda mulle vene keeles selgeks teha, ma ei saanud midagi aru, mis ta räägis, ta vist ühel hetkel võttis selle lihatüki ja viskas mind. Et noh, Kus sa said pihta? Ja, ikkagi lätakas. Mul oli ilus roosa särk oli seljas, see oli rikutud pärast. Aga nad jätsid väga hea tipi ikkagi selle eest, et ma saaks oma särgi ära pesta. No peab jätma. Ja sai, noh, tegelikult tore jah, selles mõttes. Mul nii hullu asja ei ole olnud. Küll, aga ma olen ise visanud kliendile kogemata asju sulle nagu. Okei, mingi kandiku pealt. No mul oli täpselt see, ma töötasin võib-olla natuke vähem mainekamas kohas. Ühes õlletoas. No mingis baaris, ma kujutan, et seal on keerulisem seda. No jah, aga point on selles, et ma pidin viima ühele, tuli mingi siuke kena õpetaja, no mitte nagu atraktiivne otseselt, vaid lihtsalt, et ta oli nagu kombekas ja siis noh, põhimõtteliselt ma pidin talle laua peale viima mingit suppi, mingit magustoitu ja siis vitsi vett nagu klaaspudelis. Ja see ei mahtunud kõik ühele kandikule. Ja ma ütlesin oma kaasteenindajale, et ma võin 2 kandikut võtta, pole probleemi. Et ma võtsin 2 kandikut. Kuidas sa mõtlesid selle maha panna? Eks ole. Ta tõstis sulle peale. Ma jõudsin sinna kohal, ja ma olin nagu mingi nii ja need. Ja siis hakkas see klaaspudel, kus oli vesi sees, on ju, kõikuma. Kukkus magustoidu peale, mis kukkus teise kandikul oleva supi peale ja see kõik läks talle sülle. Ja siis ta ütles aitäh ja ma ei osanud midagi öelda, siis ma ütlesin palun. Okei, aitäh, palun. Olge lahked. Tegin välja talle panna. Tegi välja, jah? Ja, ei no päris karm, päris karm olukord. Ega see eriti mugav ei ole vist. No ei, talle ega sul, ma kujutan ette. Ebamugav. Aga teeb tugevamaks siuke asi, pole hullu. No enam ei võta 2 kandikut. No jah, targem ka. Jah. Targem ka. Mõtlesin võib-olla lõpuks räägiks korraks muusikast veel lihtsalt selles mõttes, et ma kuulsin, et sa tegid keskkoolis bändi, on ju? Jaa. Räägi sellest, teie bändi nimi oli Audacious. Audacious, jah. Olite lahedad. Väga hull julged olime, väga pöörased, very audacious. Kus see keskis oli siis lihtsalt keskkooli bänd nagu? Jah, see kuidagi kasvas tegelikult niimoodi välja, et ma olen nagu muusikakoolis käinud praktiliselt terve elu või no mind pandi juba nagu vanemad panid, alguses ma mängisin flööti.
ja siis liikusid ägedamate pillide peale edasi. Tegelikult no disrespect flöödile, flööt on üli. Võin ikka oma flööti näidata. Muidugi või. Treileri materjal. Provadele ainult selles mõttes, aga okei, ühesõnaga mängisin kunagi flööti ja siis ma ei viitsinud eriti solfeedžot õppida, sest et ma ei tea, ma olin laisk ja mulle meeldis ikkagi tüüpidega parkuuri teha ja ringi joosta ja siis kukutasin ennast solfeedžo eksamil läbi ja siis ma läksin ühte teise muusikakooli, kus ei olnud flööti, oli oboe. Siis ma hakkasin seda mängima, mängisin seda alguses koos Ingeli Laiviga, kes nüüd tõesti on ise vapustav, või no ta oli juba siis vapustav oboe mängija ja täitsa mängib kõrgete kohtade peal ja noh, ta on ka seal nendes klassikatähtede saates käinud ja väga palju, väga tunnustatud ikkagi Eesti üks esioboe solist, ma siis julgeks nii öelda. Et no lahe, kuhu on võimalik jõuda, vaata. Kuhu on võimalik jõuda, kui panustad, nagu, kui teed, kui näed vaeva, siis on võimalik jõuda kuhugi. Eks ju, aga mina olin rohkem... Kuhu sina oboega jõudsid? No mitte kuhugi. Ma jõudsin ikkagi lõpuks selles muusikakoolis, kus ma siis oboed mängisin ka ühte bändi, kus oli tarvis kontrabassi-mängijat. No see on lahe. Siis see oli väga cool. See oli mingi 50s värk või? Ei, tead, no ikka jah, sükest jah, tegelikult jah, võib ka 50s öelda, aga palju ka pärimust või sükest nagu Jaanus Põlder oli meie õpetaja või nagu, kes pani selle bändi kokku. Unsakates on ta mängib ja palju nagu jah, ühesõnaga, palju sükest pärimust sealt kuidagi läbi tema tuli ja seal ma mängisin koos Taavet Nilleriga kontrabassi, kes praegu mängib Curly Strings'is. Et näete, kuhu on võimalik välja jõuda, kui panustada. Ühesõnaga, see on motivatsiooni podcast. Ja mina lihtsalt ka tegin kaasa. Ja siis mängisin koos seal Taavet Nilleriga, me olime mõlemad kontrabassi peal ja siis ma mingil hetkel nagu naljatades lükkasin selle kontrabassi endale niimoodi nagu sülle ja siis mängisin, sain aru, et oota, aga see on ju basskitarr. Ja siis tuli välja, et minu onu on mänginud kunagi basskitarri ja tal on ise tehtud bass, mingi siuke lambi lülititega nagu tõk-tõk-tõk, need siuksed mustad lülitid, vaata, kui see punane täpp on keskel või siuke ise tehtud pill, mis praegu peaks olema minu onupoja käes. Aga siis ma hakkasin seda mängima ja siis kuidagi, kuna ma õppisingi, siis läksin ka 3. muusikakooli veel õppima basskitarri, sest see hakkas mulle huvi pakkuma. Siis ma sattusin kokku ühe tüübiga Rait Laud, kes tegi toona ühte sellist bändi nagu Steel Storm. Jep. Ja siis neil oli just vaja bassimeest. Ja siis nad kutsusid alguses mind sinna, me tegime, see oli mingi siuke Terminaatori-laadne asi natukene, hängisime, mängisime koos ja see oli nagu lahe, et vanemad tüübid kutsusid mind, nemad olid vist siis ikkagi juba siuke 18 ligi, mina olin vist mingi 15, eks ju, et nendega koos kuidagi teha bändi ja see oli ikkagi lahe, aga siis lõpuks see bänd kuidagi nagu lagunes laiali, aga siis me jäime Raiduga kahekesi. Ja siis minul oli naabripoiss Artjom Zebaršov, kes mängis kitarri ja siis me olime ka nagu temaga koos natukene veits tinistanud, et siis me hakkasime vaikselt kuidagi seda bändi kokku panema. Ja siis lõpuks see kuidagi vormus ja Artjomiga meil olid igasugust bändi ideed, meil olid naljakad nimed, meil oli veel seal Unknown Objects, White Dwarf oli kunagi mingi nimi, mis on üks mingi planeet. White Dwarf, jah on küll White Dwarf. See on äge nimi, see on siuke nimi, mis see võib olla nagu, see võib olla pop-punk, aga see võib olla näiteks ka bluesibänd. Ja, täiega. Unknown Objects oli ka huvitav. Tundmatu täiega mis sa võid seda hästi panna mingid vennad oma bändid, kusjuures võib-olla panengi mingid vennad. Lahe, see oli praegu selle eriti siuke lahe avastus, et võib-olla panengi. Täna esinevad teile mingid vennad. Mingi hea. Täiega. See vend. Ja mul on üks sõber, kes on tegelikult valgustaja ja tema osaühingu nimi on Lambivend. Et mis on ka väga tore, ta on valgustaja ja siis ta tegeleb lampidega. Lambivend. Ja, okei, see selleks. Aga ühesõnaga, siis me hakkasime sealt seda bändi tegema ja ka rohkem, see sama Rait tegelikult oli suuresti nagu selle eestvedaja või tema nagu tegi meile muusikat, tema kirjutas enamus lugusid, mõtles enamus riffe välja, ise ta mängis trumme. Ja siis kuidagi me niimoodi hängisime, mängisime ja tegime koos bändi, väga lahe oli või selles mõttes just, et liiga palju bände ei olnud sel ajal Rakveres, aga olid paar tükki. Üks oli Nups, hiljem siis Ukerdajad, kellega, kus on ka minu sõbrad Lauri ja Tanel ja Ringo Ramul, minu enda kursavend ja
Tanel Siimann ja Lauri Mäesepp ühesõnaga siis ja Madis Lundre, et nimed. Need poisid jah on, või nemad, Ukerdajad on tegelikult juba, ma arvan, päris tuntud nimi ja üks nende lugu Kährikupüük on ka selle Curly Stringsi uue mingi laste albumi peal minu arust. Okay. Ma arvan, et nemad on mänginud isegi vist Viru folgil täitsa ja niimoodi, et nad kuidagi jõudsid ka päris kaugele. Näete, kuhu on võimalik jõuda. Näete, kuhu on võimalik jõuda, jah. Et selles mõttes, aga ja me ikka tegime ka mingeid asju. HND-ga käisime tuuril või niimoodi, paar kontserti soojendasime neid HND. Ma liiga noor. Ta oli ka kunagi üks lahe rockbänd ja mingid sellised asju. No vaata üle, vaata järgi. Aga päris, siis ei olnud ainult niimoodi, et kooliüritustel tegite päris asja ka. Aga see on äge. Ühe projektbändiga Villa von Kampsun me kunagi soojendasime Smilersit isegi. Ja, aga see oli siuke projektibänd, et me tegime ainult Nirvana lugusid. Kaverdasime Nirvana. Ta said bassistika, jah? Ja. Et mingid siukseid asju on ikkagi saadud nagu teha, et päris lahe. Aga võt, ma ise tahaks veel rohkem teha, mängida pilli. Ma just mõtlesin siin, et kuidas su tuleviku perspektiivid on, sest et ma olen siuksel arvamusel, et kõik peaksid tegema endale keskabändi või mingit siukest asja, sest see on lihtsalt nii tore asi, mida teha. Ja nagu, ma olen muidugi selline inimene, kes, kui mina tegin bändi keskkooli ajal, siis mina mõtlesin kogu aeg, et me peame ikka, we gotta make it, vaata, et me ikka muidu ei ole mõtet. Lõpuks oli ikkagi keskkooli bänd, aga vähemalt tagasi mõelda on nagu räigelt tore. Ja tegelikult saab alati uuesti võtta pilli kätte ja minna edasi tegelikult selles mõttes, et ma arvan, et see oleks lahe tuuritada ja tiirutada nagu ringi. Muidugi, me oleme ka mõelnud selle peale ja tegelikult Audacious vist eelmine aasta sai ka 10. Et meil oli korra ikkagi mõte, et me tuleme kokku uuesti. Vanade bändile kokku tulek. Ja, et me tuleme uuesti kokku, me isegi tegime paar proovi. Saime kokku ja mingid lood olid meeles täitsa ja kuna mul see sõber Artjom, kellest ma siin korra rääkisin, ka ta abiellus 2020. Vist kui ma nüüd puusse ei pane. Ei, minust peaks olema jah, 10. oktoober 2020 peaks olema ilus kuupäev 10.10.2020. Et ühesõnaga, palju õnne neile siiani. Ilusti on nad veel abikaasaga koos, väga tore, mida see on alles algus. Aga et ühesõnaga, siis me saime bändiga kokku veel, me tegime poissmeeste peo raames. Panime Artjomil ühel hetkel silmad kinni, tõime ta bändikasse ja siis panime talle kidra kaela, siis võtsime eest ära ja me olime poistega seal. See on ilus, see on palju parem kui stripper. Ei, igal juhul. Või ma arvan küll, jah. Ma ei ole ka kunagi tegelikult stripikublis, ühe korra olen käinud küll. Ma just sain 21, ma ei ole veel jõudnud. Okei, ma ei tea, jah. Vaadake, kuhu on võimalik jõuda. Et ühesõnaga, jah, ma ei tea, see oli tõesti tore ja selle raames me saime korra kokku ja mõte oli, et võiks uuesti teha. Aga seal ongi natukene siis see küsimus, et mida siis teha, kas teha uuesti neid samu asju, mida me tegime 12-10 aastat tagasi, eks ju, me oleme veits välja kasvanud sellest, ja samal ajal on kuidagi meie enda muusikamaitset praegu nii erinevaks näinud, et Artjom ise, ta mängib väga kitra ja talle meeldib just mingid 7-keelset ja ta paneb mingit heavy ikkagi täitsa. Kas see on päris lahe või ma kuulan ikkagi vahepeal, mida ta teeb, ma ise võib-olla ei suudaks seda mängida, sest väga kiire ja väga nagu rütmistatud ja ta tegelikult on ikkagi spetsialist juba selles. Aga et kas mulle endale meeldiks siukest tüümi teha, ma ei tea. Ja ma ise olen võib-olla natuke rohkem kuhugi sinna elektroonika poole nagu ära kadunud, et mulle meeldib seda DJ-värki teha ja et ma ei teagi, et mida siis või kus see kuldne kesktee oleks, et kus me saaksime kokku saada, aga mine sa tea, äkki kunagi tuleme kokku või midagi. Minu 50. juubelil näiteks või midagi. Kõlab hästi. Ma mõtlen, et võib-olla siia lõpetuseks sa võid improda ühe bändikaaslaste kuulutuse sellise, mis iganes nurga alt, kas siis hädas pillimees või siuke, mida sa näeksid nagu mingi muusikute infovahetuses. Ja võib-olla keegi tahab sinuga bändi teha, mis on, mitte, et inimesed ei tahaks sinuga bändi teha siis. Ei, ma arvan, tähendab, et mul on need potentsiaalsed bändid tegelikult ka praegu olemas. Paar lubadust on antud ikkagi juba, aga võt aega on vaja, et pigem ma peaksin tegema siukse improviseeritud kõne sellest, kuidas aega võiks juurde saada, kuidas saaks aega juurde. Nüüd astusid ämbrisse. Kuidas saaks teha niimoodi, et oleks kõigil nagu piisavalt aega. Ma arvan, et see on ainult siis võimalik, kui me tegeleme tõesti ainult sellega, millega me tahame tegeleda nagu. Lõpetage tegelemine asjadega, millega te ei taha tegeleda. Nagu näiteks Sõdurilehe podcasti tulema. Kas tahad seda teha ju? Mina tahan, aga kas sa tahad? Mina väga tahan teha. Ei, ma tulin siia muidugi sellepärast, et ma tahtsin või lõpuks on tõsi see, et ajasime nagu juttu, et ma ei tea, kas me kuhugi jõudsime, aga võib-olla see ei olegi oluline, nagu need inimesed, kes meiega praegu kaasas on olnud, võib-olla paljud on neist juba ära pannud, võib-olla mõni on lõpuni. Ma arvan, et nad väärivad aplausi tegelikult esiteks. Jah,
ma arvan küll, et noh, aitäh, et te kuulasite, tore, et te viitsisite, sest me ajasime lihtsalt mingit joga ju, tähendab selles mõttes, et see oli täpselt siuke, et saime kokku, lobisesime ega me nagu mingit, ega me kuhugi vist ei jõudnud, aga ma arvan, et see ongi kas sa tahtsid jõuda kuskile? Ei tahtnudki, ma just seda mõtlengi, et ma tegelikult sellepärast tulingi, et mulle nagu need kuidagi meeldivad palju rohkem, kui ma ei pea nagu midagi ütlema või keegi oota mingit vastust, vaid et sa saad nagu lihtsalt kuidagi no sa ütlesid ju ikka asju või no hea küll, me võib-olla ei filosofeerinud elust nagu täieliku põhjani, kui vahepeal osades podcastides on aga kombeks tehtud võib-olla juba ja võib-olla ongi okei. Jaa, sõduri jutt. Jah, just. Normaal. Sõduri FM, mäletan siis, kui meie olime ajateenijad, siis oli see nagu põhiasi, et öeldi, et kust sa seda kuulsid, mingi Sõduri FM käib. Ja ma ei tea, kust see hakkas, sest et nagu kust sündis Sõduri FM? Kas kellegil oli juba sinu ajal siis? Jaa. Aga et siis oli see tähendas lihtsalt nagu seda mingit klatši. Ja, ma saan aru, aga sellel pidi mingi algus sünd olema, et kas oli kuskil mingi kamp bendi, kes nimetas ennast Sõdur FM-iks või mitte, või äkki mingi veebel mõtles välja selle termini. See võis olla, ma arvan ka, et mingi veebel mõtles välja mingi termini, kes oli, et ärge kuulake kõike, mida sõbrad räägivad, eks ju, see on mingi Sõduri FM, et noh, pigem kuulake ohvitsere kui sõdureid. Allohvitsere. Noh, jah. Ja küll, aga kuule, Robert, aitäh, et sa tulid saatesse lobisema sõduri juttu. Ja aitäh, et sa kutsusid. Üliäge oli. Tore. Ja aitäh, et te kuulasite Sõdur FM-i. Sõdur ise podcast. Sama. Ja vaatasite, ma loodan, et midagi siit ikka saite. Või siis lihtsalt mõne naeruhetke. Tore, on ju? Ja, aitäh. Meie oleme Instagramis kaitsevägi.edf ja YouTube'is sellel kanalil, kus te praegu meid vaatate ja Facebookis Sõduri Leht. Kas sa tahad ennast ka kuskil promada? Jah. Karl Robertit võib leida siis, kui te Viljandis teda jälitate. Jaa. Ei no tähendab, tulge teatrisse ikkagi, aga no jällegi tähendab, ma ei käsi kedagi midagi, tehke ikka, mis ise tahate. Ehk siis mitte midagi. Jah, normaalne. Aitäh sulle. Olgu. Näeme järgmine kord. Tšau.